Au, ei hopsti kõik head lapsed, sest kõik on ju head, räägime suu puhtaks täna selle jõulupulli lahti. Noh, üks variant on see, et jõuluvana, eks ju, tegelikult oli 4. sajandil elav pühak Nikoolas, kes oli siis piiskop ja kes pärast pühakuks tembeldati, kuna ta aitas lapsi ja vaeseid, eks ju. See on üks variant. Teine variant on see, et Indias Upanishadides öeldakse, et üks värss on, et Jumal ongi see, kes täidab meie soove. Või siis öeldakse püha vaim või ülihing Paramatma, et südames hinge kõrval on siis ülihing. See, kes tegelikult siis vaatab meie hea hoolitseva lapse vanema, kas annab meile piparkooki või piitsa. Aga põhimõtteliselt ega meie ise nagu mitte muhvigi tee, suur emaka looduse kõige kõrgem ja läbi selle tulevad siis meile kingitus. Eks ikka on hea saada kinki, aga kingi tegemisele rõõm on ikkagi kõige vingem värk. Selle peaks elus ära õppima. Ja siis selle jõuluajal on see positiivne värk, et küll vaimsus on ära unustatud, kõik on nänni peale mindud, aga ikkagi see on parem kui mitte midagi. Sa mõtled, kuidas lähedasi meeles pidada ja kuidas võib-olla annetusi teha, panna mõni kroon poes ja tegevuseks kuhugi. Ja see on kõik tore, eks ju, aga noh, see, ütleme niimoodi, üks inimene ütles ka, küsis, et kas, noh, see on ühe mu tuttava käest, eks ju, Päkapiku käest, et kas sa ka, Päkapik, tunned, et enne jõule uus aastat on nii eriline värin sees ja kõik see jõuluilu ja armastus ja need värvid ja need kingid ja et kas sa tunned ka seda? Mina ka ei tunne, ütles Päkapik, eks ju, kohe vastuseks. Et vahest me siis unustame ära, mis selle vaimsusele jumalikku taga on, et meil üldse lubatakse kinke teha. Ja üks inimene ütles ka mulle, kirjutas, ütles, et vaatasin, huvitav kiri oli liivapaberi peale, ütles, et ma kirjutasin nüüd siis liivapaberi peale, sest eelmine aasta ma kirjutasin paberi peale ja ma paistab, et sa pühkisid mingit kohta selle paberiga, siis ühtegi kingituse tunda, eks me kõik tahame ju, et suur emaka looduse, Jumala looduse lähedased, kõik jooksevad meie unistuste järgi ja kingivad kõike, mis meil pähe tulevad, mis siis, et me pärast kahetseme seda. Aga paneme kildu edasi. Inimene üldiselt muutub ainult 2 põhipõhjusel. Esimesel põhjusel ja teisel põhjusel. Kui pole sul üldse tujutööd teha, eks see on seal meie maailmas, siis tee tööd ilma tujuta. Mis muud meil üle jääb, eks ju? Kui raha ei tee teid õnnelikuks, siis pole see ilmselt teie raha. Ja üldse, natukene keeleteadust ka, eks lingvistikat. Hiina keel on raudselt kõige kergem keel, sest 1,5 miljardit inimest räägib täitsa lõdvalt. Selle järgi me saame teha statistikat, eks ju. Nii. Ja selline lugu, et juuksuris ka üks selline hästi ettevõtlik juuksur, et kui mehele ajada habet, eks ju, siis on hea, kui paned midagi, et sa tahaks hästi võtta seda habet, siis temal oli ka olid seal sellised puumunakased ja siis need paned suhu ja siis saab hästi habet ajada, väga selline leidlik juuksur oli. Ja siis ma küsisin ka juuksuri käest, mitte mina, aga üks tuttav minul oli habet ajada, ma jõulumees, et aga mis siis kogemata see muna võib ju kukub alla, võid alla neelata, eks ju, kogemata köhid või aevast. Ei, sellest ei ole midagi, et paljud on selle muna alla neelanud ja järgpäev toovad mul tagasi ilusti, nagu seegi munagi, mis on suus. Üldiselt vana inimest tuleb kuulda, sellist vana jõuluvana ka ja minu vanaisa ka jõulul on ka vana, see rääkis kunagi, et kui keegi ei toeta sind rohkem raskel hetkel, siis on see mitte keegi. Ja, selline loogiline mõte. Mul on kõik hästi, seepärast mul pole millegiga teid rõõmustada, eks see maailm on selline, eks ju. Ära räägi, kui hästi sul läheb, kui sa taha kellelgi tuju ära rikkuda või rõõmustada. Kui sa tõeliselt tahad kellegile happy, siis räägi, kui kõik pekkis sul kõik on. Selline klassika. Eks aastavahetuse jõulud on ikka selline, et naudid ja siis 1. jaanuaril mõtled, et sa oled askeet, et nüüd hakkad uut pühaku elu elama. Ja mul naaber ka siin, nagu Uuretška, eks lumehelmeka ka võttis, et uuel aastal hakkab täisväärtuslikku elu elama ja võttis kohe 1. kuuga 15 kilo juurde, võtta nagu väärtust juurde, ütleb, said aru küll. Oi, kui naljakas. Ära muretse, mees kõigis magab geenius ja iga päevaga järjest sügavamalt magab.
ema on, ka jõulumehel on olnud ema, temal on ka Lapimaal noorus, eks ju, ütleme nii. Ema õpetas mind mitte ropendama, aitäh sulle ema, eks ju, aga elu õpetas mind mitte ropendama, vähemalt ema kuuldes. Vanaisa ütles ka mulle, et kui valge värv on värv ja must värv on värv, siis mustvalge telekas on tegelikult ju värviline telekas. Ja vanaisa öeldes, siis mina ka olen vanaisa rollis, eks ju, ma mäletan oma vanaisa. Vanaisa ütles, et kui tahad raha kokku hoida, siis ära mitte mingil juhul üldse mine välja, ole kodus kogu aeg, eks ju. Lollid mõtted on kõigil, ära muretse selles mõttes, aga lihtsalt targad inimesed ei ütle neid lihtsalt välja, eks ju. Kui keegi sa näed, keegi on sõnnikuskaalani jamas, siis ärge kiirustage välja aitama, sest see võib olla kellegi loomulik elukeskkond. Oot nii austa. Ja kui sa satud kraavi, siis esimene asi leiad ennast kraavist, eks juhtub elus ikka, siis tehke nii, et ärge kaevake enam edasi, eks ju, labidas ära käest. Nii palju, kui on inimesi, nii palju on arvamusi. Neid arvamusi, millest meil on täiesti ükspuha. Võt sellise positiivse noodiga ma lõpetan ja kingikutid täis ja elu ongi üks suur kingitus, isegi kui see on piits. Jah, vahepeal prääniks, siis jälle piits, eks see meiesugustele. Võib-olla kõige suurem kingitus ja kõige suuremaid edusamme me teeme ikkagi siis, kui meid on vastu seina surutud ja natuke vitsa antud. Pärast seda me teeme õiged järeldused ja teeme need tõelised samme, mis on kinki väärt. Hoi-hoi-hoi!